Tere, mina olen Timmo Tammemäe. Tere, mina olen Silver Eensaar ja me oleme koos siis seiklusspordivõistkonnast Ace Adventure La Sportiva ja tahaksime käia üle siis arvestades sügiseste ilmade saabumist riietuse, mida kasutada sügisel jooksmiseks. Mida panna kätte, mida jalga? Et põhiline asi, mida te ükskõik kust te selle kohta loete või kuulate, on kihiline riietumine. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et oleksid pigem õhukesed kihid, mida sa saad vajadusel lisada mitmeid ja eri omadustega, et nad siis koos annavad sulle täpselt sellise kaitse ilmastikuolude eest või temperatuuri eest, mida sa vajad. Et kõigepealt räägime riietest, et kehal on erinevad tsoonid, mille kaudu nad kõige rohkem kuumust kaotavad ja jalad kindlasti on üks piirkond, kust kuumust kaotatakse vähem. Seega jalgadel võib tavaliselt olla kihte vähem, kui sul on vaja kehalt. Ja jalgadega, kui sa käid ka jooksmas, siis teevad selle põhitöö ehk siis inimene toodab ise juba sooja ja võib-olla meil siin ongi üks näide lihtsalt ühekihi sellisest püksist, mis ka tänase ilmaga kuni siin esimeste miinuskraadini oleks täitsa hea valik. Et mida nagu jooksupükste juures vaadata, enamus jooksjaid isegi, ma arvan, meie piirkonnas eelistab liibuvaid pükse joostes talvel. Et kui te võtate selle riide lahti, siis see liibuv materjal võib tema soojusomadused eelkõige sõltuvad sellest, et milline on tema seestpoolne karvasus. Et see karvasus siis tõstab teda nahast eemale natuke, tekitab sellise isoleeriva kihi sinna ja mida suurem on karvasus, seda soojem need püksid on. Et lisaks sellele lisab soojust siis osades pükstes windstopper kiht, mis on tuld või ta võib olla mõne teise nimega ka, aga põhimõtteliselt on see siis tuule läbilaskust või mitte läbilaskev kiht ja seda saate ise testida. Kui te lähete poodi, te võiks olla mitte koroonahaiged ja suure nohuga, aga põhimõtteliselt puhudes. Kui õhk tuleb läbi, siis see laseb õhku läbi ka joostes. Kui õhk jääb kinni, siis on tegu siis tuulekindla ja kindlasti soojema ja siin näites ongi näiteks seesama, et on lihtsalt windstopperina on põlved, mis võivad teatud inimestel võib-olla siis lihtsalt rohkem külma karta, et seetõttu oleks täitsa adekvaatne valik. Tänapäevastel pükstel tasub ka vaadata, et oleks taskuid, et on olemas lukuga taskud, kuhu saad panna oma mõni isegi telefon võib mahtuda, aga paljudel pükstel on ka sellised küljekihid, et siin puusa peal see väga palju ei rappu ja siia saab näiteks panna mingi batooni või ma ise jooksen päris palju, et telefon on siin külje peal. Nii et jah, püksid, neid on erinevaid variante, aga me soovitaks liibuvaid. Et siis, kui juba on ka universaalset vaja, et on vaja käia näiteks suusatamas, siis suusatamisel sul jalad liiguvad vähem ja seal võiksid püksid olla paksemad eest. Ja muidugi on ka võimalik täitsa näiteks suusatamise või külmema ilmaga müüakse ka õhukesi sooja pesu, et paned lihtsalt sooja pesu alla ja on jälle võidetud hulk miinuskraade. Ja kui me liigume siis keha juurde, siis tavaliselt Eestis ilmasid on vähe, kus ei saa hakkama kahe kihiga. Kui sa lähed lihtsalt uksest välja, teed oma jooksutreeningi, jooksu ära ja jõuad tagasi uksest sisse tuppa. Et siis, mida mina kasutan, on selline õhukene pikakäisega soojapesusärk. Sellisega sa võid sügisel praeguse ilmaga minna ainult sellega välja. Talvel siis lisatakse sinna peale teine kiht, et varasematel aastatel olid need kihid võib-olla rohkem sellist tuult hülgavad või sellised nagu kangemad kihid, aga mina olen viimastel aastatel näinud, et järjest rohkem toodetakse ja kasutatakse selliseid teist samasugust pehmet kihti, et olgu ta siis
fliisi moodi asi või selline kootud variant nagu see? Jah, seal on üks eelis on veel, kusjuures sellisel pehmemal kihil on see, et üldjuhul on need pehmemad kihid pademad siis vett hülgavad ehk siis aitavad nahal kiiremini kuivada ja noh, kui nahk on kuivem, siis suudab inimene paremini sooja hoida. Üldiselt 2 kihist piisab, kui sa jooksed, kui sa oled selline rahulikum kulgeja, vahepeal teed ka kõnnilõike näiteks või siis on ilm lihtsalt väga tuuline natukene, et tuled näiteks Pirita poolt linna poole, kus tavaliselt on vastatuul linna poolt ja sajab ka vähe lörtsi, siis väga hästi aitab mingi selline vesti moodi asi, et veste on selliseid, millel on päris patiini kiht või noh, see on siis Primaloft kiht selles vestis sees, et ta on nagu sünteetiline sulejope mingi soojustuskiht, et see siis isoleerib väga hästi seda külma ja rõvedust, mis sulle sealt vastu paiskub pimedal õhtul. Jah, see võib kusjuures täitsa nagu alla ka ütleme siis miinuskraadide puhul väga asjalik. Ja kui nüüd ikkagi vihma sajab päris niimoodi, et täitsa märjaks saad, et ei ole tegu juhusliku tirtsumisega, siis on olemas. Või siis on tõesti kõva tuul tegelikult, et tahaks lihtsalt endale mingisugust kihti tekitada. Need on järgmised veekindlad kihid, kus on ka siis käed ja sees ja kapuuts olemas. Neid on siis jällegi väga erinevaid, et üldiselt lihtsalt välja ma ise kunagi ei lähe sellise veekindla jopega jooksma, sellepärast et su keha toodab piisavalt energiat, et see on ikkagi siis pead, kui sul on oodata, et sa ei saa nagu kogu aeg joosta, siis sa peaksid valmis olema mingisuguse veekindla kihiga. Kui sa kogu aeg jooksed, siis sa võid ka märjaks saada, sa toodad ise sooja juurde kogu aeg ja väga hull asi ei ole. Aga kusjuures täpselt selline riietus on sellisel juhul päris hea, et kui sa lähedki näiteks jooksma, aga on oht, et ilm võib muutuda, on pikem käik, matkki, et igaks juhuks kotti, sest et noh, kui inimene on juba, ütleme siis häda jahtunud ja sul reaalselt on nagu külm, siis et ennast uuesti üles soeneda, siis see töötab selles vaates väga hästi. Kui rääkida need veekindlate jopede kihtidest, siis need kihid on sellised, mida sa tavasilmaga ei erista, see on lihtsalt tootmise meetod. Et siin on siis näha, et see on nagu põhimõtteliselt õhukene riie, mis on kaetud lihtsas keeles öeldes mingi kummi või sellise asja kihiga, mis venib. See on ühekordne kode põhimõtteliselt. Aga kui pikalt sajab, siis ta ikkagi hakkab kergelt leevendama ja samamoodi ta ei hinga kõige paremini, ta ikkagi lõpuks kogub higi. Järgmine aasta on Coretex, mis on siis teada-tuntud veekindla materjali tootja nimetus, et sellest Coretex materjalist teevad paljud tootjad oma jopesid ja see on usaldusväärne üldiselt. Ja seal on ka olemas siis mitmekihilisi riietusesemeid, et see on, katsudes ta on seest nagu ei ole kummine, vaid ta on riide moodi rohkem, aga samas on tema veekindlus kõrgem kui sellel natukene õhemal jopel ja ta on ikkagi sellist tüüpi Coretex jopega me oleme ise veetnud näiteks öö lörtsisajus kusagil Andide 4000 pluss meetril ja oleme nagu hakkama saanud, et nad hoiavad väga hästi sooja Eesti oludeks täiesti piisavalt, et sa saad ennast mõnusalt tunda. Ja kindad, neid on siin mõned aastad liikunud, on sellist väga lahedad ja innovaatilised ideed jõudnud kinnastesse, et kui lihtsalt need jalga panna kätte, siis on tegu tavaliste mõnusate õhukeste jooksukinnastega, olemas on see nutiseadme asi siin, millega sa saad elektrit juhtida ja siis, kui tuleb ikkagi selline lörts, tuleb siit välja õhukene veekindel või tuulekindel kiht, mille tõmbad see peale, pöial võib olla rusikas ja mina olen kasutanud seda sama kinnast rattasõitudel, et võtab väga hästi tuule kinni ja näpud
ei külmu väga. Ja lükkad tagasi ja on ta nagu õhukene jälle ja hingav. Müts, võite kasutada puffi, mingisugust. See on nagu sõltub inimesest, on ju mõni see paneb palja peaga talv läbi, mõni tahab karvamütsi. Et eks tuleb natuke jätta vabadust teile ka, et ise otsustada sellele. No nii, aga jalatsid siis, et Bushido. Ladies first. Jah, kui aus olla, siis see on naiste jalats ja see on justkui meestele mõeldud. On neil mingi vahe? Mina ei ole kunagi aru saanud, et minust vastavalt tuleb lihtsalt valida riiulist ja vaadata, et number sobiks. Hea kõva tallaga, et ilmselt midagi, kus tervise ajal, ma arvan, et teeks mõne täitsa jooksuringi sellega. Nii, mida see kõvadus annab sulle? See annab võimalus jalga hoida ja mitte ennast võib-olla ka väänata. Näiteks killustiku peal joostes, mida meil terviseradadel ka leidub sellest vahepeal suuremahulist, siis on see kõvem tald päris mõnus ja ta on ka hea haakuvusega. La Sportiva ise on ju Itaalia bränd ja tema originaalidee on ikkagi mägedes liikumiseks välja töötatud on need jalanõud, et seal sellist laia kruusast ja kiriklibust nõlva jagub. Minu teada ei ole vist La Sportival ühtegi jalatsit, mis ei oleks nagu mõeldud, et sa sellega ei saaks hästi maastikul joosta. Ja siin on siis nii naiste kui meeste mudel Helios 3, et see on juba 3. mudel ja nüüd, kui meie seiklusspordi ajalugu vaadata, siis meie oleme neid kasutanud kõige rohkem sellistel etappidel või kus on vaja, et jalad kiiresti kuivaks, et sul on nagu jalg saab märjaks ja sul on vaja, et ta oleks kerge, kiiresti ära kuivaks ja oleks ka mõnusat pehmust. Ja siin on kergust on ta tõesti, et sisuliselt ta paistab siit kohati läbi, et võiks öelda, et ideaalne jalats oleks selline, kui tahaks minna väiksele linnajooksu otsale, ja mitte just väga pikalt joosta. Nojah, et mitte joosta pikalt ja ei peaks muretsema selle pärast, et jalad saavad näiteks märjaks, et kui siin on vihmalombid ja miks mitte ka väike lörts, siis kui on soe sokk jalas, saab ka lörtsiga, aga põhimõtteliselt ei maksa karta seda, et jalad sul saavad märjaks, sest et selle tossuga kindlasti mingit vett see kaasas ei kanna. Ja tegelikult jalad niikuinii saavad märjaks, kui sa jooksed mingil määral kas või higist, aga vihmase ilmaga vältimata. Jah, üks tähelepanek veel, tal on eelmise, ütleme siis varasema põlvkonna mudeliga, siis tal on igasugust tekstiili on vähemaks jäänud, et juba tundub, et on väga mõnusalt võiks jalga sobida ja jala ümber minu arust on liigutud õiges suunas, sest see muljet avaldav on tema kergus. Nüüd on selline mudel nagu Chacal, see on mõeldud ultrajooksudeks juba, et siin on ka näha, et struktuur on võimsam, on ju tald on paks. On varba kaitse olemas, et sa seda ära ei lööks kivide vastu. Siis on laiust, stabiilsust ja pehmendust, et sa saad pikal maal ja hakkaks sul lihased valutama, et mida kui on liiga õhukene tald, siis mida pikemalt sa jooksed, seda rohkem sa põrutad enda lihaseid ja kokkuvõttes väljendub siis lihasvalus. See hakkab sind pärssima lõpuks. Ja järgmine on ka põhimõtteliselt ka kuni maraton võiks täitsa hea jalats olla. Ja, ma kusjuures olen avastanud, et nendega on juba hea orienteeruda, et nüüd ma osalesin 2 Eesti meistrivõistlustel orienteerumises selle Captivaga ja väga mõnus oli, et ainukene puudus on ju märja puu peal ei olnud siin naelu, aga minu arust La Sportival oli ka selline spike võimalus olemas, kas ta just orienteerumiseks, et lisaspaikidega sobib, aga väga mõnusad maastikujooksuks. Need on nagu samuti kerge ja õhuke. Ja, et kui sa keerad ikkagi ka rajalt maha, siin on veel see äge asi, et on nagu sokk ümber, et sul ei läheb rahti jalanõusse. Nagu ka siin Tallinna või üldse Eesti terviseradadel armastatakse sinna millegi pärast seda
puukoort ja mingisugust saepuru paigutada, mis on arusaadav, et see on pandud, et suusarada paremini säiliks, aga 10 kuud aastast on see ebamugav siis jooksjatele, et selle vastu aitab see sokk. Nii et ma ütleks, et La Sportiva valiku võib valehäbita soovitada, et siin on head valikud kõigile ja tossud on kerged ja kvaliteetsed.